Tänase tunni teema funktsiooni tuuletise rakendused, et me õppisime juba, kuidas tuletis leida, arvutada ja nüüd vaatame, miks me seda õppisime. Ja need rakendusi on kokku 3 ja esimene võtame neist, et me tuletise abil saame leida joone puutuja võrrandi. Ja kuidas seda tehakse, on siin antud valem. Teil konspektides ka see valem olemas. Ja valem on siis antud siin, mis on puutuja ka konspektides on kirjas. Siin joonisel ka näha, et see puutuja, see on see sirge joon. Ja kui me teame selle kõvera joone valemi ja teame, kus kohas puudutab see joon seda sirge joon kõverat joont, siis me saame ka tuletise abil leida selle sirge joone võrrandi. Ja Y0 tähendab siin funktsiooni väärtus puutekohas ja Y'0 on siis tuletise väärtus puutekohas. Ja eraldi tahan veel rääkida sellest, et mõnikord eksamil on ülesanne mitte koostada terve võrrandi, aga leida ainult tõusu. See on puutuja tõus. Ja mõnikord küsitakse ainult seda. See on veel lihtsam, sellepärast, et on vaja leida ainult tuletise väärtus kohal X0 ja terve võrrandi ei ole vaja koostada. Ja kuidas see tõus veel seatud nurgaga, mis tekib sirge joone ja X-telje vahel? Ma siin näitan niimoodi, et siin on üks nurgake, mis on nurk alfa, siin on ka seda kirjas. Ja see tõus ka samamoodi saab arvutada, kui me teame seda alfat, ehk me võtame kalkulaatoriga sellest nurgast tangensi ja saame ka tõusu. Sõltub, mida meil on antud ja praegu me vaatame erinevad ülesanded, mis võivad sellega olla seotud. Alati saame need valemid uuesti vaadata. Kuidas ma siis liigun? Vaat nii. Natukene joonistasin seal. Et ülesanne number 1, et koostage joone puutuja võrrandi kohas -1. See tähendab, et meil on X0 võrdub -1. Kuidas me siis teeme? Esimesena me võime leida tuletise. Ja kui me tuletis leiame, siis me alati paneme Y'. Ärge jätke seda štrihi panemata, sest et see on vormistamise küsimus, kui teil näiteks eksamil seda štrihi pole, siis te ei saa seda ühte punkti selle tuletise eest. See tuletise leidmine annab ühte punkti. Ja tuletis, ma loodan, et me kuupfunktsiooni tuletis juba oskame leida, ma kohe kirjutan vastuse. See 3 aste läheb ette, X-i uus aste on 1 võrra väiksem, on 2. Siin on 2 juba olemas, see teine 2, mis oli astmes ka läheb ette, siis tekib 4 ja uus aste on 1, ma seda ei kirjuta. Ja 1 tuletis on 0, ma seda ka ei kirjuta. Ehk funktsiooni tuletis on 3x ruudus miinus 4x. Mis me edasi teeme? Järgmise sammuga me võime leida funktsiooni tuletis. Funktsiooni tuletis on ka funktsioon, et me võime leida selle väärtus kohal x0. Ma kirjutan niimoodi siis Y' ja sulgudes x0 või kohe võin kirjutada -1, sest et x0 väärtus antud ülesanne jaoks -1. Ja siis ma võtan see tuletis ja x-i asemel panen -1. Seal, kus oli x, ma panen -1 ja muidugi ma kasutan sulud ka selle miinuse pärast. Kui miinust ei ole, te võite ikkagi kasutada sulud, parem sulud panna, kui mitte panna.
Ja arvutame seda. -1 ruudus on 1 ja -4 korda -1 on +4, kokku on 7. See on siis tuletise väärtus kohal x0 ja see 7 on ka meie puutuja tõus, nagu eelmises slaidis oli info ja et eraldi, kui vaja näiteks ainult tõusu leida, siis see on 7. Ja, aga meie ülesanne siin, et me koostame terve võrrandi ja terve võrrandi jaoks on meil vaja veel leida, meil on praegu leidnud see on meil antud, et meil on vaja veel leida y0 ja y0 on funktsiooni väärtus kohal x0, mitte tuletise väärtus, aga funktsiooni väärtus. Funktsiooni väärtus kohal x0, tähistame seda y0-ga ja võtame esialgne funktsioon, seesama, ja arvutame seda väärtust kohal -1. Võib siin ka kirjutada niimoodi, see on vormistamise küsimus, kõik variandid on õiged, et te võite panna endale -1 siin, et see näitab, et te arvutate kohas -1. -1 kuubis, -2 korda -1 ruudus pluss 1 ja me arvutame. Oi, natukene. Vabandust, mul siin. Ei, see ei ole see, kus minu pliiats. Ta on siin peidus. Aga ma loodan, et teil on võib-olla juba isegi arvutatud. -1, -1 ruudus on 1 korda -2 on -2 pluss 1, siis kokku -2. Ja me koostame nüüd võrrandi ja valimi järgi, see on y miinus. Nüüd me paneme y0 väärtuse, võrdub, nüüd on 7 ja x ja nüüd on x0. Ja kui me tahame saada puutuja võrrandi kujul, kus y üksinda seisab vasakul, siis me toome selle -2 ehk +2 teisele poole miinusmärgiga. Ma kasutan järgmine slaid. Kõigepealt ma kirjutan niimoodi. +2 ja -1 annab ka +1. Ma avan sulud. Ja tõstan see +2 teisele poole. Ja lahutan 7 - 2 ja saan lõpptulemuse. See on meie puutuja võrrand. Ja see joonis, mis mul kõrval siin on, see näitabki seda kõverat joont, mis oli antud, see on Y. Mis oli antud. Ja see sirge on see, mida me teiega leidsime. Ja see puutekoht ongi siin. No silma järgi raske vaadata, kui seda joonist väga-väga suurendada, siis on näha, et see sirge joon tõesti puudutab seda kõverat ainult ühes kohas. Ja võib kirjutada, et see ongi see
y võrdub 7x pluss 5. See joonis mul on joonistatud programmis desmos.com või kodulehel. Alati võite joonistada seal graafikud ja kontrollida oma lahenduskäigud või lihtsalt, et visualiseerida endale seda, mida te arvutate, siis ta ei ole nii abstraktne, jah, et mingi puutuja, mingi kõver ja tegelikult see sirgejoon tõesti puudutab seda kõverat selles punktis, mis on siin lilla värviga joonistatud. Selline siis ülesanne eksamil väga tihti, peaaegu iga aasta, kas ainult tõus või siis terve võrrand. Kui on vaja ainult tõusu leida, siis leitakse ainult see 7 ja rohkem seda, mis siin arvutatud, seda pole vaja. Kui siin on küsimused, võite küsida, kirjutada. Kui ei ole, siis liigume edasi. Ja nüüd on selline ülesanne. On antud kõverjoon, punane ta on ja selle valem on siin. Ja seda meil pole olemas. Vabandust, see mul jäi natukene. Seda me pärast kasutame kontrollimiseks. Seda pole. Meil on antud, et meil on puutuja. Puutekoht me ei tea, aga see puutuja moodustab X teljega nurka 45 kraadi. Seda ma lisan siia. Et puutuja puudutab seda kõverat, mis on antud ja moodustab X teljega nurka alfa, mis võrdub 45 kraadi. On vaja leida selle puutuja võrrandi. Seda me juba nägime, mul oli siin nagu see juba pandud, aga proovime seda ikkagi arvutada, et kuidas me seda leiame, kui sellised tingimused on antud. Eelmises meil oli antud puutekoht, et X0 oli antud, siis see meetod, kuidas me arvutame ja leiame puutuja võrrandi, oli selline, nagu oli. Nüüd meil puutekohta pole, meil on ainult nurk. Ja kuidas nurk seotud selle sirgega, see oli meil teises slaidis, kus oli kirjas, et selle sirge tõus K võrdub tangens alfa. See tähendab, et kui me arvutame tangens alfat, tangens 45 kraadi, me saame selle puutuja tõusu, aga mitte veel võrrandi. Vaatame, mis veel oli, üks valem oli selle tõusu jaoks. Ka oli ka funktsiooni tuletis kohal X0. Et K jaoks on meil siis 2 valemit ja me võime kasutada mõlemad, alguses esimene, pärast teine ja kui me kasutame teine, me leiame sellega ka X0. Meil on vaja seda teada. Kõigepealt leiame K. K võrdub tangens 45 kraadi. Te võite oma kalkulaatoris seda arvutada, vaadake, et teie kalkulaatori režiimis DEC peab olema kirjas kas DEC või D, sest et on olemas ka režiim RAD ja kui te näiteks midagi arvutasite sellega, no enne seda meil ei olnud sellist teemat, aga igaks juhuks on vaja alati kontrollida, et kalkulaator on õiges režiimis. Ja arvutage tangens 45 kraadi. Võite mulle ka kirjutada vastuse siin sõnumites või lihtsalt häälega
1. Ja, see on 1. See tähendab, et selle puutuja võrrandi tõus on 1. Aga terve võrrandi me veel ei tea. Kasutame nüüd teine valem. Ka nüüd me teame, et on 1. Ja me peame arvutama funktsiooni y tuletis. Arvutame tuletise. See on -2x. Me võtame see funktsioon, mis on üleval. -2x + 3. Kui ei oska seda, ei saa aru, miks see on -2x + 3, siis teil kindlasti vaja vaadata eelmist videot ja õppida veel natukene tuletist. Ja mis me teame? Me teame, et see tuletis sel kohal, kus puutuja puudutab seda parabooli, see on 1. Seda me just arvutasime. Mis meil siin tekkis? Ma võtan uue slaidi. Meil tekkis tegelikult võrrand. Ja mis on võrrandi lahendamise eesmärk? X-i leidmine. Ja kui me leiame selle, me lahendame seda võrrandi, leiame X-i, see X ongi see X0. Proovime. Loodan, et te näete, et see võrrand on lineaarvõrrand. Me muidu lahendame tihti 2 võrrandi tüüpi. On lineaarvõrrandid ja on ruutvõrrandid. Ja iga võrrandi jaoks on oma meetod. Lineaarvõrrandi puhul ma loodan, et ei ole sellega probleemi. Ja kui on, siis kindlasti seda vaja eraldi vaadata, kuidas lineaarvõrrandid lahendatakse. See on selline lihtne lineaarvõrrand. Mitte väga raske. -2x. Mis ma tegin? Ma +3 panin teisele poole. Ja 1 -3 siis -2. Viimase sammuga ma jagan selle koefitsiendiga, mis on x ees ja saan 1. Nimetan seda x-i x0-iks. See on see puutekoht. Ma näitan seda joonisel. Siin tegelikult asub y0. See on vist -2. Kuidas me võime seda kontrollida? Kas see y0 tõesti -2 ja miks see y0 meil üldse vajalik? Sest et see on puutuja võrrandi valemis. Ja me seda y0 alati võime leida nii, et me võtame seda valemi ja x-i asemel paneme seda 1, mis me leidsime. Arvutame seda. y0 võrdub -1 ruudus, ma ei mäleta täpselt, mis viimane siin on? -4. Pluss 3 korda 1 ja -4. See on see esialgne valem, funktsiooni valem ja x-i asemel ma panin selle 1, mis me just leidsime. -2. Ma loodan, et mul on õigus ja te ka arvutasite. Nüüd koostame puutuja võrrandi. Y -2 võrdub K oli või see y'0 oli 1 ja puutekoht on ka 1. Ja y võrdub x -3 ongi puutuja võrrand ja ta moodustab x-teljega nurga 45 kraadi. See, mis oli esialgselt antud.
See ülesanne on natukene raskem kui eelmine. Tavaliselt eksamil selle eelmise raskusega ülesanne, aga kes teab, mis siis juhtub, võib-olla sellised, et mõnikord nad kasutavad seda nurka alfa ka ja üks aasta oli nii, et nurk alfa oli antud ja oli vaja lihtsalt ka leida. Et võrrandi ei olnud vaja koostada, sest et see on natukene raskem, siin on vaja X0 leida ja siis Y0 veel ja siis koostada võrrandi. Aga ma loodan, et enam-vähem oli arusaadav, mis siin oli vaja teha. Saab ka pärast järgi vaadata ja alati saab küsida, kui midagi, mis ei ole selge. Aga meie liigume edasi. Ja nüüd on järgmine viis, kuidas tuletis saab kasutada. Ja me saame tuletise abil leida funktsiooni kasvamis- ja kahanemisvahemikud. See, mis on kasvamis- ja kahanemisvahemik, me õppisime, kui meil oli 5. kursus. Praegu meil on 6. ja 5. kursuse raames me õppisime, et graafiku järgi vaadata, kus funktsioon kasvab ja kus ta kahaneb. No mul on siin on antud üks graafik, üks funktsioon, f kohal x. Ja graafiku järgi, kui me vaatame, kus funktsioon kasvab. Graafiku järgi me vaatame nii, et me vaatame vasakult paremale alati. Ja seal, kus graafik nagu tõuseb, seal ta kasvab. Ta kasvab siiamaani ja alates sellest punktist ta uuesti kasvab. Aga see vahepeal vahemik, seal ta vastupidi langeb. See on kahanemisvahemik. Ja tähistused, mis me kasutasime, kahanemisvahemik noolega allapoole ja siis kasvamisvahemik noolega ülespoole ja suure X-iga. Nüüd me õpime, kuidas seda leida, kui on küsitud mitte graafiku abil, aga analüütiliselt, ilma graafikuta. Sest et kui antud näiteks ruutfunktsioon, me oskame graafiku joonistada, ja parabooli joonistada ja saame graafiku järgi vaadata. Aga kui antud juba kuupfunktsioon, siis tihtipeale me ei oska joonistada. Me võime muidugi punktide järgi joonistada graafiku ja vaadata need. Et alati selline võimalus teil on, isegi eksamil. See võtab aega, aga kui ei mäleta, kuidas teistmoodi ja ei tea, kuidas teised ülesanded saab lahendada, siis saab kulutada oma aega, et joonistada kuupfunktsiooni graafiku. Kui huvi selle vastu on, ma võin seda eraldi teile seletada, kui te küsite, jah. Aga pigem õppida seda meetodi, mis ma praegu teile seletan. Et me leiame kasvamisvahemiku, kui me lahendame võrratus. Funktsiooni tuletis suurem kui 0. Ja kahanemisvahemiku me leiame, kui me lahendame võrratust. Funktsiooni tuletis väiksem kui 0. Et nii ütleb meile teooria, praktikas aga me pigem lahendame seda esimest. Isegi kui küsitud, leidke funktsiooni kahanemisvahemik, siis te alati võite lahendada võrratust, kus funktsiooni tuletis on suurem kui 0 ja sellega te leiate, kus funktsioon kasvab ja ta kahaneb seal, kus ta ei kasva. Vot selline nagu niip on olemas, et tegelikult võite alati lahendada võrratus suurem kui 0 ja mitte võrratus väiksem kui 0. Siis võib-olla niimoodi teie palju paremini tuleb meelde, kuidas teha. Vaatame nüüd ülesanne, et vaatame praktikas, kuidas me seda lahendame. On antud kuupfunktsioon, leidke funktsiooni kasvamisvahemik. Kui näete sellist ülesandet, siis esimesena leidke tuletis ja kindlasti, kui tuletis te leiate, vaja õigesti seda vormistada.
Kuupfunktsiooni tuletis 3 tuleb ette, x-i uus astendaja on 2 ja 4/3 oli ette ja jäi nii. Sama teisega, et 2 ette, 4 oli juba ja x ja 8 tuletis on 0. 4x ruudus miinus 8x. See on siis tuletis. Ja kui on vaja kasvamisvahemik leida ja samamoodi kui kahanemis ka, siis me võime ainult üks võrratus lahendada, sest me saame mõlemad vastused tegelikult. Koostame võrratuse. Minu soovitus, ärge kohe midagi lahendage. Kirjutage kindlasti võrratus. Tihti õpilased ei kirjuta see viimane riida, mis mul siin kirjutatud ja kohe hakkavad midagi lahendama. Keegi ei saa aru, mis on tegelikult tehakse. Ja? Et kõigepealt on vaja kirjutada, mida te lahendate ja siis lahendame seda. See on ruutvõrratus. Ja ruutvõrratus me lahendame niimoodi, et esimesena me leiame x1 ja x2. See on võimalik teha diskriminanti abil või kuna see ruutvõrratus ei ole täielik, siin c puudu ehk c on 0, siis siin on võimalik ka teise meetodiga teha. Ma ei hakka seda tegema siin, aga kui te oskate teistmoodi, mitte läbi diskriminanti, siis te võite lahendada teistmoodi. Meie lahendame läbi diskriminanti ja a on 4, mitte 1, vabandust, lihtsalt a. B on miinus 8, C on 0, leiame D. See, mis me praegu teeme, on siis ruutvõrrandi lahendamine ja edasi meil on veel 2 sammu, et lahendada lõpuni võrratus, ruutvõrratus. Kuuskümmend 4 on D. Leiame x1. Kuna B ise on miinus 8, siis miinus B on 8 pluss ruutjuur 64 jagatud 2 korda 4. 8 pluss 8 jagatud 8 on 2. Ja teine miinus B miinus ruutjuur D. Need valimid ma soovitan kirjutada, kui need ei ole veel peas. Kui on peas, siis te võite kohe lahendada, ei pea valimid kirjutama. Teine on siis 0. Kui see oleks ruutvõrrand, siis on kõik. Me ei pea rohkem sellega tegelema, aga meil on võrratus. Ja kui see on ruutvõrratus, siis me joonistame parabooli. Me joonistame kõigepealt arvtelje. Arvtelje peal paneme 0 ja 2. Ja meil on 2 võimalust, kuidas parabool paikneb, kas haarad on suunatud ülespoole või siis haarad on suunatud allapoole. Ja see sõltub koefitsiendist a. Kui a on suurem kui 0, siis haarad on suunatud ülespoole. Kui a on väiksem kui 0, siis haarad on suunatud allapoole. Meie a on 4, siis haarad on suunatud ülespoole ja ta ei pea olema nagu parabool. Mina
tavaliselt joonistan nii, et need haarad on nagu sellised natukene laisad. Võib ka ülespoole, see joonist te teete enda jaoks, et teha lõpus viimane samm, järeldus. Ja mis see joonis me võime kohe viirutada, soovitan niimoodi, et viirutame piirkonnad, mis asuvad selle parabooli ja X-telje vahel. Ja järeldused joonisel me teeme niimoodi, see, mis on ülespool, see on suurem kui 0. See, mis on allpool, on väiksem kui 0. Ja me teiega lahendasime võrratus suurem kui 0, et siin siis asub funktsiooni kasvamisvahemik. Seal, kus on väiksem kui 0, seal on esialgse funktsiooni kahanemisvahemik. Ehk siin on kahanemisvahemik, siin on kasvamisvahemik ja kasvamisvahemik. Kirjutame vastuse. Ehk me lahendasime teiega ainult üks võrratus ja leidsime mõlemad vahemikud. Sest et siin vahel 0-st 2-ni funktsioon ei kasva, see tähendab, et see funktsioon kahaneb seal. Esimene siis miinus lõpmatus kuni 0. Ja 2-st lõpmatuseni. Ja kahanemisvahemik nullist 2-ni ja me alati kasutame ainult ümmargused sulud. Kandilist siin ei tule, loogsulud muidugi ka. Meil on ümmargused sulud alati sellepärast, et meie võrratus on lihtsalt suurem või lihtsalt väiksem kui 0, mitte suurem võrdne, väiksem võrdne. Ja mul on siin kõrval joonis joonistatud seesama esialgne funktsioon, mitte see parabool. Vot siin on üks moment, et väga tihti õpilased muures sellepärast, et nad näevad, et see parabool nagu esialgse ehk selle funktsiooni graafik, see ei ole nii. See parabool on selle funktsiooni tuletise graafik, aga selle funktsiooni graafik näeb välja niimoodi. Ja te näete siin, kus funktsioon kasvab, ta tõesti kasvab miinus lõpmatusest kuni 0-ni, me alati vaatame X-telje järgi ja alates 2-st lõpmatuseni ka kasvab. Ärge vaadake Y-telg, seal on see 8 me ei kasuta. Kujutage ette, et seda Y-telje üldse pole. Me kasutame andmed ainult X-teljel ja need kollased piirkonnad siin funktsioon siis kasvab ja meie lahenduskäik seda ka tõestab ja 0-st 2-ni ta tõesti kahaneb. Ehk kuidas seda ülesandet saab veel lahendada? Põhimõtteliselt saab joonistada punktide järgi selle kõvera joont, kuupfunktsiooni graafiku järgi vaadata. Et see ei ole nagu keelatud, et eksamil seda saab ka teha. Aga läbi tuletises ma arvan, et see on palju lihtsam. Vaatame järgmist. Siin ainult üks ülesanne oli, sest et me lõpus ka veel teeme ülesanded, kus on kõik osad vaja. Et nüüd me jõudsime viimase punktini, et kuidas tuletis kasutatakse. Ja see 3. punkt on funktsiooni ekstreemumid. Ja ekstreemumid on sellised punktid, kus funktsioon enne seda ta näiteks kasvas ja peale seda punkti ta kahaneb ehk muutub tema nagu suund. Või vastupidi, ta kahanes ja hakkab kasvama. Ka tekib ekstreemum. Siin punktid sellised erilised on siis
selline, enne seda punkti funktsioon kasvas ja peale seda punkti kahaneb ja veel teine punkt, funktsioon enne seda punkti kahanes ja peale seda punkti ta kasvab. Sellised punktid on ekstreemumid ja näiteks see on x1, see on x2 ja nende nimetused on ekstreemumkohad. Üldiselt ekstreemumkohad ja kui me paneme iga punktiga y-koordinaat, see on y1 ja see on y2, siis see y1 ja y2 nimetus on ekstreemum. X-id on ekstreemumkohad ja y-id ekstreemumid. Ja kui me võtame mõlemad x1, y1 üks punkt ja x2, y2 teine punkt, siis need on ekstreemumpunktid. Erinevad nimetused ja kui näiteks teil on ülesanne, kus on kirjas leidke ekstreemumid, aga teie leidsite ainult ekstreemumkohad, siis see tähendab, et te lõpuni ei ole teinud, et te peate teadma, mida vaja otsida, kui on küsimus ekstreemumkoht, siis leiame X-i ja kõik ja rohkem ei ole vaja midagi arvutada. Aga pigem arvutada siis mõlemad X-id ja Y-id ja nendel on veel erinevad nimetused. See esimene X1, Y1, siin ta kasvas ja peale seda kahaneb, see on maksimum. Ja siin teine alumine on miinimum, sest et enne funktsioon kahanes ja hakkas kasvama. Et üldine nimetus on ekstreemumid, ekstreemumpunktid, aga kui vaja määrata nende liik, see ongi see maksimum ja miinimum, mis neist on maksimum ja mis neist on miinimum. Et kui küsitakse liik, siis on vaja ka seda lahti kirjutada ja praegu me proovime praktikas leida, kuidas seda tehakse. Graafiku järgi on selge, kus miinimum ja maksimum on näha. Kuidas seda aru saada ilma graafikuta? Ja selleks meil aitab jällegi tuletis ja on vaja lahendada võrrand, funktsiooni tuletis võrdub 0. Vaatame ülesanne. On antud funktsioon y võrdub x kuubis pluss 8x ruut. Ma loodan, et arusaadav, mul on siin mingi väike viga, et see 3 ei ole üleval ja 2 ei ole üleval, aga ma loodan, et on arusaadav, et see on nii. Miinus 12x pluss 11. Leidke selle funktsiooni ekstreemumkohad ning märge nende liik. Ekstreemumkohad tähendab, et on vaja ainult x-id leida. Määrake nende liik tähendab, et me peame näitama, kus on maksimum ja kus on miinimum. Millest me alustame? No muidugi teeme tuletis. Kolm x ruudus pluss 16x miinus 12. Nüüd me koostame võrrandi ja me kindlasti kirjutame seda võrrandi. Mitte, et me kohe hakkame seda lahendama. 3x ruudus pluss 16x miinus 12 võrdub 0. No see on ruutvõrrand. Lahendame seda. A on 3
B on 16, C on -12. Kes arvutab D, palun andke teada, kui suur see on. See on vist 400, jah. Siin on sellised head numbrid. Head arvud. Kui ma arvutan ja mul midagi valesti, teil on teistmoodi, andke kindlasti teada. Et mul juhtub mõnikord sellised arvutusvead. X1 -16 pluss ruutjuur 400. Esimene siis 4 kolmandikku, mis on 2 kolmandikku, tähendada 2-ga. Ja X2 -16 -20 -6. Ekstreemumkohad leidnud. Kuidas me vormistame need, kui näiteks on juba siin järgmine ülesanne. Ma kohe lisan ühte slaidi. Ja need väärtused, mis me saime, 2 kolmandik ja -6, me kirjutame niimoodi, et see on suur X indeksiga E. Ja vastused me paneme loogsulgudesse. -6, 2 kolmandik. Need on ekstreemumkohad. Ekstreemumkohad, aga see ei ole veel kõik. Kui oleks ainult see küsimus, siis kogu lugu, meil ei ole vaja rohkem midagi arvutada. Aga siin oli küsimus, et märke nende liik. Kuidas aru saada, kus on miinimum ja kus on maksimum? See, et -6 on väiksem arv kui 2 kolmandik, kahjuks ei ütle seda, et see -6 on miinimum ja 2 kolmandik on maksimum. Sest et X-ist see ei sõltu. See sõltub Y-ist ehk ekstreemumist. Kuidas me leiame iga selle ekstreemumkoha jaoks tema ekstreemum? Selline huvitav lause, jah? Et vaatame natukene tagasi. See joonis. Näiteks, vaadake, siin on X2, jah? See on selle punkti miin, X-koordinaat ja Y2 ehk ekstreemum on selle punkti Y-koordinaat. Kuidas seda leida? Asendada see X-i asemele see näiteks -6. Kas siia või siia?
Asendada, see on väga õige, et asendada. Aga kas esialgse funktsiooni või siis esialgse. väga tubli, väga hea. Vot see on kõige tähtsam funktsiooni omadus, et me X-i kaudu alati saame leida Y ja see on see sõltuvus, mis tekitab see funktsiooni. Väga hea, võtame see esialgne funktsioon. Ma proovin seda kuidagi mälus hoida ja arvutame -6-ga, paneme X-i asemel -6 ja pärast arvutame 2/3 ja vaatame, mis siis juhtub. Y 1, jah. Y2 siis, -6-ga kõigepealt, -6-ga on lihtsam arvutada. -6 kindlasti sulgudes, kuubis. Ma ikkagi ei mäleta. 8x ruudus, aga ma siin avan teises mul arvutis. Vot, nüüd pluss 8 -6 ruudus -12 korda -6 pluss 11. Kui te panete kõik õigesti sulgudes, siis te saate seda arvutada kalkulaatoriga tervena. Eriti see on mugav selle teise väärtusega, 2/3, sellepärast, et tekivad seal harilikud murrud ja nendega töötamine võtab aega ja tihti tekivad seal vead, aga kaasaegsed kalkulaatorid lubavad nii, et te saate arvutada algusest lõpuni ühe nagu selle lausega, ütleme nii. Ma siin parandan seda kahe, ei ole ilus. Nii. No seda ma veel enam-vähem saan arvutada. 36, isegi seda ma ei taha juba arvutada. Suured numbrid, aga palun arvutage ja andke siis oma vastus mulle. Ma siis ei arvuta ise. Te võite kirjutada sõnumitesse või öelda. Ja me muidugi ei kiirusta, rahulikult arvutame. Meie eesmärk, et meil on arvutatud õigesti. Ma ei tea, 155, kas on loogiline? See võiks olla, jah. Me muidugi võime pärast proovida joonistada, aga -6x ja 155y, see punkt on väga üleval. Ma loodan, et teised ka arvutasid ja said sama ja kui mingi teine väärtus, siis andke palun sellest teada, et vaatame siis koos. Ma ise ei ole arvutanud ja vastust ma ei mäleta, siis ma usaldan teid. No kui praegu ainult üks vastus, siis olgu see on 155 ja kuidas siis me teisega töötame Y1, sest et 2/3 oli X1, siis temale vastab Y1, jah? Ja sama kasutame sulud. Pigem siin sulud kasutada ikkagi. Ma väga soovitan oma kalkulaatori kasutada nii, et te oskate kõik need arvutused teha, sest et käsitsi see võtab aega rohkem, isegi väga mugav, kui te oskate kalkulaatoriga, muidugi hea, kui te oskate ilma, teoreetiliselt vähemalt, jah. Aga praktikas te ei kuluta oma aega, et seda arvutada
ja eksamil see kõik on lubatud, et õpilased tihti lihtsalt tervena seda sisestavad, kasutades sulud muidu kalkulaator ei saa aru tehete järjekorda. Et võib küll kasutada oma kalkulaator nii, et see väga toob suure abi. No kui keegi arvutab lõpuni, siis võib oma vastus teistele ka öelda. See variant on natukene raskem, jah, kuna harilik murd on väärtus, millega vaja arvutada, jah. 185 27 Ütle, mis on üleval, 185 ja all on 27. 27 all. Ja, ma ei tea, kas see on võimalik. Ma arvan, et päris võimalik, jah. Et vaatame pärast. Väga imelik on. No ei ole. Siin on, vaata, siin on võimalik võib-olla... Ei, siin ei ole võimalik 3-ga jagada. No siin saab nagu täisosad võtta, et mitu tervet siin on. 1, 2, 3, 4, 5, no mingi 6, 7 tervet, jah. Kui jagada, jah, 185 27-ga, siis kui palju ligikaudu see on? 6 tervet ja 23 27. Jah, miks mitte? Vot, me saime need, jah? Y1 ja Y2. Mis me nendega edasi teeme? Meil on vaja aru saada, kus on miinimum ja kus on maksimum. Ja reegel on selline, see Y, mis on suurem, seal asub maksimum. See Y, mis on väiksem, seal asub miinimum. Siis punkt koordinaatidega. -6 ja 155, see on maksimum, sest et Y on siin suurem. Ja miinimumpunkt 2/3 ja 6 23 27, siin on miinimum, jah? Vot sellised järeldused, et me Y kaudu saame aru, kus miinimum ja kus maksimum. X meile seda ei näita. Siin oli X -6, see on väiksem kui 2/3, aga siin oli ikkagi maksimum. Et alati, kui küsitakse isegi ekstreemumkoht ja te ei saa aru täpselt, mida seal tahakse, kui te leiate miinimum-maksimum, siis te leiate kõike. Isegi kui mõni asi ei olnud küsitud, siis te olete kindel, et kõik on leidnud. Et selline võib olla siis meetod, kuidas arvutada, kui küsitud kas ekstreemumkoht, ekstreemum või ekstreemumpunkt ja kus on vaja määrata ligi ka. See oli siis 3.
võimalus, kuidas tuletis kasutada. Rohkem need kitsas matemaatikas ei ole, et ainult need 3 eksamil iga aasta on enam-vähem standardne ülesanne, kus on vaja leida need kõik 3 asja. Ja me vaatame nüüd viimasena üks ülesanne, üks viimane ülesanne, mis võiks olla eksamil. Et on antud funktsioon, mis on kuupfunktsioon ja on vaja leida kasvamis-kahanemisvahemikud, funktsiooni maksimum ja miinimumkoordinaadid ja koostada ka puutuja võrrandi. Ehk kõik need 3 asja, mis me teiega tegime, me nüüd hakkame koos tegema. Siin natukene, see ei olnud eksamil ülesanne, siin on natukene palju. Et küsivad tavaliselt kas kasvamis või kahanemis, kas miinimumi või maksimumi ja siis kas puutuja või puutuja tõusu. Aga kui me näeme sellised küsimused, kui me näeme, et meil on kuupfunktsioon, siis me esimesena leiame tuletise. Ma võin Y ka kasutada. Y' vabalt võib kirjutada. Võib ka nii kirjutada, aga see štrih peab olema. Olid juhtumid, kui näiteks, kui štrih ei ole pandud, õigesti isegi arvutatud, siis 0 punkti selle eest. Aga muidu on 1. 42 miinus 6 x ruudus miinus 36 x. Tuletis on leitud. Järgmise sammuga me võime lahendada võrratust, jah? Teeme nii, nagu siin kirjas on. Et funktsiooni kasvamis- ja kahanemisvahemikud, selle jaoks me koostame võrratuse. Kas kirjutada võrratuse vasakpool sama, nagu praegu siin tuletis, või muuta järjekord teistmoodi, teie valik. Võib ka kirjutada nii, et see ruutliige on esimesel kohal, x-iga liige on teisel ja vaba liige ilma x-ita on 3. Ja kokku lepime, et me lahendame ainult võrratus suurem kui 0 ja sellega me leiame mõlemad kasvamisvahemiku ja kahanemisvahemiku. Siin muidugi variandid, et saab näiteks 6-ga jagada ja lihtsustada natukene. Saab isegi -6-ga jagada. Nii nagu mina praegu teen, ei ole ainukene variant, kuidas lahendada seda. Kui teil on teised mõtted, te võite proovida teha nii, nagu teie tahate. Ja vaadake, et tulemus on ikka õige. Kui tulemus ei ole õige, siis küsimus, kus oli, kas arvutamisviga või see meetod oli vale. Aga te võite alati proovida, eriti kui te õpisite kuskil mujal, mitte minu materjalide järgi, siis võib-olla teil on natukene teised meetodid, aga see ei tähenda, et need on valed. Läbi diskriminanti, diskriminant on siis -36 ruudus, -4 korda 2, päris suured arvud. Kas selline tuli? Siis x1, x2.
ma ei tea, ma jagasin -6-ga läbi. Mul tuli nagu midagi muud. Sul on muud muidugi, aga lõpus x1 ja x2 samad. Kui sa jagasid -6-ga, kas sa muutsid võõratuse märki? Muutsin. Meil on suurem kui 0. Kui sa jagasid -6-ga, siis sa pead muutma võõratuse märki nii, et see on väiksem kui 0. Kuna kui võõratus jagada negatiivse arvuga, siis muutub võõratuse märk. See on tähtis, jah? Et sul tuleb teine joonis, aga järeldused ikkagi samad. Jälgi siis meie oma ja siis ja enda. Teeme nii. 36. Tõesti võib ja ruudjuur sellest arvust, mis mina sain, on 48. Siin on -12. Oi, kui palju see on kõik. Proovime. -36. -7 esimene. Ja see on 1. Siired sul peavad olema samad. On samad. Väga hea. Nüüd on joonis, jah? Kuna me lahendame võõratus, siis me teeme joonise. Kõigepealt arvteelil need mõlemad ainult need väärtused, mis me saime, x1 ja x2. Kui me saime näiteks ainult x1, x2 sama nagu x1, siis me panemegi ainult ühte. Ei ole vaja mingit nullit panna, mitte midagi, ainult need, mis me leidsime. Ja nüüd paraboolis haarad. 2 võimalust, suunatud ülespoole, suunatud allapoole. Meie A on -6, ta on negatiivne, ehk parabooli haarad on suunatud allapoole. Meie parabool on selline. Aga Siireti parabool on teistsugune. Tal on A1. Kuna ta jagas -6-ga, siis parabooli haarad on suunatud ülespoole. On nii? On. Ja, sul on teistmoodi, aga me ikkagi viirutame need piirkonnad, mis on parabooli ja x-telje vahel. Ja see piirkond, mis on üleval, see on kasvamisvahemik. Aga sul on vastupidi. Sellepärast, et sul protsessis muutis võõratuse märk ja sinu kasvamisvahemik on nüüd allapoole. Ja, aga siis ma tegin ikkagi valesti ju. Ei ole. Ei ole vale, okei. Sest et sinu märk on selline. Meil on selline. Sinu jaoks see, mis asub allapoole, on kasvamisvahemik. Meie jaoks see, mis asub ülespoole, on kasvamisvahemik. Mina ei soovita jagada arvuga. Võib, see ei ole vale, kõik on hästi, aga õige järeldus vaja teha. Vot. Ja siis siin on siis kahanemis ja kahanemis. Aga sul on lihtsalt teistpidi. Kuna muutis märk, sul on see parempoolne. Kasvamisvahemik -7-st 1-ni, kahanemisvahemik on miinus lõpmatus kuni -7 ja 1-st lõpmatuseni. Esimene punkt tehtud meil. Kasvamis- ja kahanemisvahemikud leitud. Nüüd on teine punkt.
Seal oli miinimum ja maksimum, jah? Miinimumi ja maksimumi jaoks me lahendame võrrand, et funktsiooni tuletis on suurem kui 0. Tegelikult see võrrand on meil juba lahendatud. Ja me saime teiega juba tegelikult -7 ja 1. Need on ekstreemumkohad. Aga meil on vaja teada, kus on miinimum ja kus on maksimum. Ja seda me teeme nii, et me leiame y1 ja y2. Võtame esialgse funktsiooni ja x asemel alguses paneme -7, arvutame ja pärast paneme 1 ja ka arvutame. Meil väga palju aega ei ole, meil on vaja veel koostada puutujavõrrandi. Siis lahendage palun selle -7-ga. Mina lahendan 1-ga. See on lihtsam. Ja 1-ga ka. Ja esialgse funktsiooni sisse ja mitte tuletise. Ühega siis ma sain 8. -7-ga natukene rohkem tööd. Kui on valmis, siis andke teada. Mul siin arvutis ainult kalkulaator ei ole mugav kasutada. Kes arvutas -7-ga? Kas keegi arvutas? Kas te arvutate, ma ootan või ma ikkagi ise teen? Ma ei tea, kas see on 0 või? 0, see tähendab, et sa panid selle tuletise sisse. Mitte see, mis mina kirjutasin siin. Jah, ma olen natukene sassi. Ja, et sellepärast me seda -7, kuidas me seda leidsime? Me lahendasime võrrand, et funktsiooni tuletis võrdub 0. Ja? Muidugi, kui me paneme tuletise sisse, siis me saame 0. Aga kui me funktsiooni sisse paneme, siis me ei saa 0. No ma proovin siis ka
natukene siin. Numbrid on suured, ma saan aru. See ei ole väga mugav arvutada. 49 korda 7. Miinus 504. Miinus 504. Loodame, et see on õige. Et Siiret, meil on tubli arvutaja kindlasti. See võtab lihtsalt aega, me ei jõua tunni lõpuni seda puutuja võrrandi leida. Kontrollime kindlasti pärast seda vastust. Aga mis see ütleb meile? Kus on miinimum ja kus on maksimum? Kus on miinimum? Mis punkt see on? Miinus 504 on kindlasti väiksem kui 8. Siis miinus 7, miinus 504 ongi miinimum. Ja maksimum 1 ja 8. Et niimoodi me korjame kõik need andmed, et punkti X koordinaat on alati esimesel kohal ja sellepärast ma panin miinus 7 ja 1 esimesel kohal ja Y-id muidugi teisel. No ja viimane. Meil on vaja leida puutuja võrrandi kohas miinus 2. X0 võrdub miinus 2. Me võtame tuletise ja leiame tuletise väärtus kohal miinus 2. Tuletis oli miinus 6 korda X ruudus ehk miinus 2 ruudus. Miinus 36 korda miinus 2 pluss 42. Tuletise väärtus kohal miinus 2. Päris suured numbrid siin tulevad, aga pole hullu. 24. 18, 90, jah? Y'0 on 90. Järgmisena me peame leidma funktsiooni väärtus kohal miinus 2. Ehk esialgse funktsiooni. 42 korda miinus 2 ehk me X asemel paneme esialgse funktsiooni sisse miinus 2. Proovime arvutada. Kas miinus 154? Mis teie tulemus on? Ma sain ka miinus 154. Super, aga nüüd me viime koostada võrrandi.
Kasutame seda valemi, mis oli alguses. Y miinus Y0 soovi korral te võite juba kohe pluss panna selle miinuse asemel. 90 on siin. Ja siin ka te võite +2 panna. Y pluss pluss 154, avan kohe sulud, 90x pluss 180 ja lõpp Y võrdub 90x pluss 26. Ja vist on nii, 180 miinus 154 on 26. See on meie lõpptulemus ehk puutuja võrrand.